kui sa vastaksid mulle nagu selle ühele küsimusele ja täiesti konkreetselt, aga reaalselt ma istun seal ja mõtlen, et miks me seda teeme? Sellepärast, et ma tegelikult ei oska nende sõnade järgi elada, nagu ma siin räägin. Ja kumb siis prioriteet? Või see nagu üks ma ei saa ju õpetada inimestele midagi, mida ma ise ei oska, ei suuda. Okay, me oleme siin selleks, et õpetada inimesi siis. Või me teeme seda selleks, et midagi õpetada. Et midagi teada anda, et mingit eeskuju näidata. Ma ei kuidagi, kas see ei ole sattunud või ma ei tea. Miks ei võiks inimesed reaalselt rääkida nendest? Jaa, ei, muidugi võiks, aga ma ei tea, miks ma ei ole. Ma tunnen, et ma ei oska. Ja siin on väga tore kohustus. No jaa, aga kas me ei ole, seda võikski ju siis seda sõnumit siis edastada, et inimesed, et päris meil ei ole seda teatrit vaja selleks, et teineteisega ausalt rääkida, selleks, et teineteisega päriselt kontakti saavutada. Et see on just nagu vahend lihtsalt. Aga jah, et just kui tekib mulje, et tegeleks me nagu abstraktse asjaga, et päris elus ju tegelikult ei toimi asjad nii. Päris elus ju käib elu vist teist rada pidi, istuta kaamera ees ja vastata küsimustele, mis on elu, mis on armastus. Dostojevski arvas, tähendab, et kui leiutatakse valem, mis päästaks maailma, sisuliselt see on Dostojevski ümber sõnastamine, et kui leiutatakse valem, mis päästab maailma, siis inimene rikuks selle valemi ära. Ma arvan, et maailma ei saa nagu lõplikult ära päästa. Aga see ei tähenda, et ei tohiks loobuda proovimast. Mis see tähendab, mis tähendab maailma päästa, et kas üksik inimese päästmine on mingi maailma päästmine, sest et maailm koosneb ju väga paljudest väikestest pisiosadest ja jällegi, et kui me tuleme selle nullpunkti juurde tagasi, et kui see vend mõtleb kas või ühele teisele inimesele. Ma täiesti nõustun selle, et üks inimene juba on maailm. Kas sa näed ennast maailma päästamises? Ikka tahaks. Oleks endale hea tunne. Ma tahan, et keegi mind päästaks. Aga kui sõprus on üles ehitatud sellele alusele, et ma tahan, et mul oleksid sõbrad, sellepärast ma olen sõbralik. Ma olengi üksi, olengi maailmas üksi, selge, see on nüüd selge, eks ole, aga kui keegi tahab siin minuga koos olla, siis on ka väga hästi. Ja see on parem. Aga see on jälle väga egoistlik muidugi. Aitäh, Vallo, et sa oled siin, et ma saaksin endale vastused kätte. Kurat, aga siis ma olen. See on sama asi, mis sa tahad ju teistele teha praegu. Et ma olen siin selleks, et te saaksite vastused kätte, praegu olen mina sinule siin, sina saaksid vastused kätte, niimoodi me olemegi kogu aeg teineteisele siin, et me saaksime vastused kätte. See ongi teater. Ma tegelikult üritan endas selgusele jõuda, et miks ma aga ühtlasi ka, et miks ma teen seda, mis ma teen praegu. Ma isegi usun, et mõningal määral on see siin reaalsem kui selle kaamera taga. Selles mõttes, et me nagu loome siin mõnes mõttes mingid uued aususe reeglid. Ja hakkame neid levitama. Aga miks me ei saa neid nõuda? Mis neil viga on, kui me siin tunneme, et see ausus on meie jaoks õige. Mina raputasin pealt, sest ma arvan, et ma siin jah, siin hetkel olen aus, aga seal alati ei ole.
ma ei tea, no kuidagi, kui sa vastaksid mulle nagu selle ühele küsimusele ja täiesti konkreetselt, aga no, reaalselt ma istun seal ja mõtlen, et miks me seda teeme.